Eesti Esu. Tervist, head Eesti Esu vaatajad, tervist Ragnar Klavan. Tere! Ragnar, äsja rääkisime Valga Warriorist, kus Wikipeedia järgi mängis ka sinu isa. Sa seda nagu ümber ei lükanud otseselt. Ma ei saa kinnitada ega ümber lükata, ma pean tema käest otse küsima, et seal 90ndate alguses, et minu mäletamist mööda, kui ta Viljandisse tagasi tuli, siis kas ta oli seal Valga Warrioriga seotud või mitte, et... Aga mäletad sa näiteks enda esimest puudet, ütleme, pallipuudet? Ei mäleta. Ma mäletan tagantjärgi jällegi, kas see on mäletamine või mitte mäletamine, on siis esimesed pildid, see oli mingid lasteaedade vahelised turniiril, kus siis millegipärast ma võitsin kallur auto ja siis nagu vaatad see pilt ja seda turniiri ma mäletan, aga jällegi kui ei oleks seda fototõestust, kas sa tõesti nagu mäletad seda, et ühesõnaga selle esimese puute ma jään kindlasti nagu võlgu, et kuna mu isa oli ka jalgpallur, siis suure tõenäosusega, et palle oli kodus päris palju, et see puude võis päris varakult tulla. Jah, nende mälestustega on üldse hästi veider asi, et sa võid terve elu mingisugust mäletada mingit asja ja siis tuleb keegi, ma ei tea, kas su mingi sugulane või vanem või räägib sulle hoopis teise loo, siis sa mõtled, et ma olen täiesti valesti mäletanud. Aga jalkapalliga ma mäletan, et minul oli ka see, et siis ei olnud ju, kui ma üleskasvan, ei olnud nagu arvuteid ja asju, kus passida. Ja kui ma toas olin, siis minu põhiline mänguasi oli selline pehme pall, et ma nagu asju ära ei lõhuks. Ja siis ma peksin seda igale poole vastu seina ja kõksisin sellega ja esimesed mälestused ongi võib-olla, kui ma olin maal üksinda ja siis ma hakkasin kõksima ja hakkasin nagu rekordit tegema, et mitu korda ma suudan. Ja see algas siis nagu paarist korrast, kuni lõpuks läks välja just ma mingi 300-ni kõksisin. Ja siis ma nagu enam ei viitsinud, et ma olin nagu selgeks saanud selle, kuidas palli jala peal hoida. Aga kas sa seda mäletad, et millal sul tekkis selline tunne, et ma tõesti tahan jalkat mängida või väiksena väga seda ei mõelnudki, et pandi trenni ja mängin? Väiksena väga ei mõeldudki ja ega seal ei olnud ka niimoodi, et vanemad väga siis panid trenni, et see oli selline 90ndate algus, et pigem ma kasvasin üles Viljandis siis seal nende 5-kordsete paneelide nõukaaegsetes paneelides, kus siis seal paneelide vahel kes siuke jalgamäng kõikide spordialade, korvpalli, võrku ja kõike seal vahel, aga kõige rohkem mängiti jalkat. Et ma arvan, sealt sai see alguse, et sealt see edasi siis konverteerus trenniks ja niimoodi ta vaikselt sealt edasi rulluski, et aga ma arvan, et see põhipisik tuleb ikkagi sealt sellest hoovist, mis oli nagu väga sportlik ja väga karm ka, et väikse poisina see oli see teekond oli alati, need väiksed poisid võite vastu niimoodi, et jah, sa võid tulla, aga sa pead väravas olema. Ma mälet seda perioodi, kui kaua see periood kestis, aga oled väravas, siis suured poisid löövad peale, sa pead seal nagu ellu jääma. Kui sa selle nagu ristimisega nagu ellu jäid, siis sa said nagu väljaku peale mängima. See oli selline elukool, esimene elukool juba. Ja kas teil olid ka väravateks, olid need vaibakloppimis, need ütleme raamid või asjad, mis püsti pandi? See väljak meil seal Viljandis ei olnud, meil oli isegi täitsa nagu see traadist aed oli üks ja teine, ma ei mäletagi, mis seal oli. Äkki oli lihtsalt mingisugused dokid sinna püsti lööd, et meil nagu seda väljakut seal ei olnud, kus siis need vaibakloppimis mõõdud või need väravad või need postid oleks olnud seal. Ulmeliselt suur värav oli seda, ma mäletan ise ka, et seal oli nagu suht võimatu oli väravas olla. Ja teine elukool on muidugi mängida siis 5 minni persekate peale, et see, kes kaotab, siis peab... Seal olid veel erinevad reeglid olid, ma mäletan, et kui kaugelt sulle lõpuks lüüakse neid, et üks oli see, kui kaugele sa vist ise hüppasid 2 jalaga, siis üks oli veel sülitamisega, et kui kaugele sa suutsid sülitada, siis nii kaugelt suured poisid panid sulle siukse litaka vastu sääri, et oled ka mänginud seda mängu kindlasti? Jaa, eks seal oligi erinevad variante ei olnud, et see oli jah, see persekas oli ja siis minu ajal mängiti viibrit, mis siis oli selline asfaldi peale tehti 4 ruutu, et siis see oli selline huvitav mäng. Ja teistpidi mõtlen, et jah, see ei olnud ainult selline nagu
poiste alades, ma mäletan, et sai kõvasti ka keksu hüpatud. See oli nagu poiste seas ka just populaarne, sellepärast, et lõpuks see läks siia, ma ei tea, kurguni või kurgumandliteni, et siis kes sellega nagu seal hakkama sai, et see nagu keksu mängimine oli ka tegelikult väga lahe ja oligi väga arendav, et koordinatsiooni ja rütmi ja kõike pidi seal tajuma, et ja see meenutab mul tuli ka nüüd meelde, et kuidas kogu aeg tõsteti seda kummi ja lõpuks oligi kuskil siin ja siis see tuletab meelde, nüüd on mingid populaarsed videod on, kuidas aafriklased hüppavad üle nende põhimõtteliselt hüppavad kõrgust hoopis teistmoodi, mitte selge ees, vaid lihtsalt moodi kalpsavad üle sellest. Karjapossi. Ja, põhimõtteliselt. Ja. Aga see lugu on muidugi siis täiesti fantastiliselt uskumatu, kuidas Viljandi hoovis mängides on ju lihtsalt väga algeliselt siis jalkat, siis lõpuks sa mängisid ütleme maailma tipus Premier League'is on ju. Aga tulen selle juurde tagasi, et kas sa seda mäletad, millal sulle hakkas tunduma, et jalgpall on nüüd see, millega ma tegelema hakkan nagu tõsisemalt ja võtan nagu selle enda karjääriks? Ma arvan, et see tõsiselt ja see ongi kuidagi inimestel võib see tunduda selline klišeena või paljude jaoks ei tundu see usutav. Ma olin vanuses kuskil 13-14, mul täpselt ajahetke nüüd ei ole meeles, aga mäletan, mu unistus oli jõuda Premier League'i. 13-14 aastat, see oli nagu selline suur unistus, kus ma mõtlesin, et kurat, nagu see on see, mida ma soovin, see on mu eluunistus ja nüüd ma olen nõus selle nimel väga palju vaeva nägema, et see sai alguse nagu sellest, et see on niimoodi, et et jalkast nagu läheb, vaatame, mis edasi, et äkki ma siis jõuan Viljandi tulevikku ja siis sealt edasi ja siis lõpuks päädis sellega, et ma võtan siis eesmärgiks see, et ma jõuan Premier League'i välja. Et see nagu Premier League'i jõudmine tuli 13-14 aastat, ma mäletan seda, see oli lihtsalt, kurat, ma tahan sinna jõuda. Üks pool on kindlasti sellest, et Mart Poom oli inspiratsiooniks, aga sealt see kõik algus sai ja sellel teekonnal nüüd jõudes sinna jalgpallialaselt maailma tippu ja üldse siis maailmamastaabi inimestega suheldes, siis neil kõigil või vähemalt enamustel on alati olnud see suur unistus, mille nimel nad on siis väga suuri takistusi ületanud. Võtame näiteks Mo Salah, kes siis sõitis iga päev vist trenni kuskil 2,5-3 tundi üks ots ja 2,5-3 tundi teine ots veel tagasi, et jõuda sealt kuskilt Egiptusest sinna ühte heasse trenni, kus siis see punt oli koos, et ta on ikkagi väga palju neid takistusi ületanud ja ma arvan, et see unistus peab ikkagi nagu ka meeletult suurem, see drive peab olema ikkagi meeletult suur, et sa nüüd iga päev oled nõus seda jama kõiki nagu taluma ja lihtsalt lähed teed selle asja ära, et ma arvan, see edasiviiv jõud minu puhul oli ka siis suur unistus, aga teine asi, millest ma kohe kiiresti nagu aru sain, et isegi sellise väikse või noore poisikesena, siis noore kukena, et kui sa nii suurelt unistad, siis tähendab, et peab nagu tööd ka tegema hakkama, et sa pead rohkem tööd tegema kui siis teised, et need olid kaks asja siis, mis oli sellised esimesed seemned minu jaoks, kui ma tagasi mõtlen selle arengu peale. Ja ilmselt tol hetkel sa ei pannud praktiliselt väga kokkugi, kui suur see unistus täpselt on ju, et mis ei tundnud, ütleme maailma nii palju, et mis selle jaoks kõik vaja läheb, aga põhimõtteliselt jah, et siht on silme ees. Kes sul tollel ajal lemmikmängijad olid või kellele sa nii-öelda pöialt otsid? Minu lapsepõlve ja selline kuni põhimõtteliselt täiskasvanuks saamiseni ja sealt edasi ka oli lemmikmängija mul Zinedine Zidane. Et muidugi ma sellel positsioonil ei mänginud, aga tema oli selline graatsiline siis mängija, kes oli tehniline ja iga liigutus, mida ta tegi, oli ikkagi väga ilus vaadata, et Zinedine Zidane on siis minu lemmikmängija. Aegade lemmik põhimõtteliselt. No kuidas sa sellele reageerisid, kui Zinedine siis kes see itaallane oligi nüüd, kellele ta peaga pani rindu? Materazzi. Ja. Et selle kohta tuli hästi suur mingi meediaskandaal, ma mäletan, kui see juhtus. See oli päris ammu. Ja siis ma vaatasin ka ja ma rääkisin sulle, et mina olen olnud väiksest peale suur Itaalia
poolehoidja on ja Francesco Totti pärast ilmselt. Aga olid sa pettunud Zinedinis siis, kui ta seda tegi? Eks see hetke emotsioonil kindlasti, sest see oli nii tähtis mäng, nii tähtsal hetkel juhtus see ja teistpidi see on ka loomulik ja loogiline, et igal inimesel on mingisugune murdumispunkt või breaking point, et kui niimoodi siis sinu perekonnast räägitakse ja mis seal olid sinna emast ja õest, et jah, see on inimlikult mõistetav, et see võis niimoodi juhtuda. Ja see tuli muidugi hiljem välja, et mis seal nagu, miks ta seda tegi. Et see töötlemine käib, et ega Zidani jaoks ei olnud nagu esmakordne, see lihtsalt oligi palju asju kokku ja see snap siis talgime peas läbi käis ja siis sa tead, et sealt on neid tükid järel, et tegelikult profispordi üks suuri ja tähtsaid omadusi on ka ennast kontrolli all hoida. Et see on väga suur oskus. Aga nagu ikka me näeme spordis mõnikord need emotsioonid käivad üle ja sa lihtsalt ei suuda ennast kontrollida ja siis juhtuvadki sellised asjad. See emotsioonide kontrollimine on üldse siuke, ma ei tea, mehelik ideaal ka, et miks tuleb see ütlus, et mehed ei nuta. Põhimõtteliselt see tähendab, et isegi kui sa tahad nutta, et siis sa suudad on ju kontrollida, et ma nüüd ei nuta. Et see käib ilmselt spordis ka kaasas. Kui ma mõtlen selle peale, et kuidas toimub väljakul töötlemine, siis mina mängisin paar aastat võib-olla jalkat ja mitte nüüd nii tõsiselt, et minus ei tekkinud seda unistust ja ma ei võtnud seda niivõrd tõsiselt. Aga ma mäletan isegi tollest ajast, ütleme, kui on nurgalöök, siis kuidas mingid tüübid nagu töötlevad sind, lihtsalt nad käivad sulle hästi närvidel, nad tulevad sulle kogu aeg ette, jooksevad, häirivad sind, kõdistavad, näpistavad, tutistavad, mida iganes, panevad kossi vaikselt. Et siis oli nagu aru saada, et mingid tüübid võtavadki seda hästi tõsiselt, et kui sul see unistus tekkis ja ise sa nagu trennides käisid edasi, et kas sa said aru, et kas sa nagu tundsid ennast ära, et mina nüüd võtan seda tõsisemalt kui näiteks mõni muu trennikaaslane? Jah, eks seal ongi neid erinevaid äärmusi, kuidas seda tippsporti siis mängida, et igal spordialal on sellised reeglid paika pandud ja ka võib-olla sellised käitumisnormid, milles siis mingil ajahetkel keegi läheb sealt natuke üle piiri ja natukene kompab neid piire ja siis arutame, kas see on eetiline, ei ole eetiline. Et jah, minul seda probleemi ei ole olnud, et sa tõesti näed mõnikord, kus siis eriti sellised kuuma ja keevaverelisemad inimtüübid tõesti seal kompavad need piiri päris tugevalt ja päris tihti, et võib-olla minu üks selline põhjuseid või miks ma siis lõpuks sinna maailmamastaabi ennast ära mahutasin või parkisin, oli kindlasti see, et mu rahulikkus. Et see oli selline, ma arvan, mitte nagu nišš, aga ütleme nii, et ei ole väga palju siis selliseid nagu mängijad, kes võib-olla nii rahulikult kõike seda võtavad, aga jällegi meeskonna dünaamikas on need mängijad ka nagu vajalikud, et kui sul 11 mängijad seal väljaku peal on täitsa need kuumaveresed ainult, siis me sealt Ladina-Ameerikas näeme, kus seal asjad lähevad nagu käest ära, et sul on ka sellist head vaheldust või miksi sinna vaja, et mina olen siis seda tüüpi mängija olnud ja ma arvan, et treenerid, kes siis on soovinud et ma nende meeskonda esindaksin, siis nende jaoks on ka see siis vajalik olnud selline tasakaalu leidmine meeskonnas ja olles siis keskkaitsja, kes siis peab külma pead säilitama, siis see on väga tähtis. Ja ma enne ka rääkisin sulle, et Itaalia oli minu suur lemmik ja Itaalia on ehtne näide, et ma ei saa nagu sinna midagi teha, et ma neile pöialt hoian, sest see kuidagi väiksest mul peal on, aga tihtipeale Itaalial on ideaalne näide minu arust sellest, et kuidas meestel läheb väljakul tuju ära lihtsalt ja siis kogu mäng kuidagi laguneb koost või muutub selliseks hästi tujutuks ja siis vastupidi on, et kui tuju on hea ja siis see võib olla väga ilus mäng on ju. Aga jalgpalli reeglitest rääkides, siis see on tõesti
paljudes spordialades on sellised piiride kompamised, on ju, ja palju räägitakse näiteks jalgpallis näitlemisest, aga see on niivõrd iseenesest mõistetav, et mängijad seda kasutavad, kuna see on põhimõtteliselt taktika, et see on ju üks nii-öelda vahend, kuidas mängida ja kõik teavad, et viimastel minutitel näiteks lüüakse erakordselt palju väravaid, sest kõik on nii pingeline ja säriseb, on ju, inimesed teevad vigu ja samas võetakse ennast hullult kokku ka, et iga see sekund on nagu kulla väärtusega ja see, kui sa nagu murul veits rohkem seal keerled, on ju, et siis see ongi põhimõtteliselt, sa mängid jalgpalli, on ju, kuigi vaatajatele tundub, et tõuse püsti, et see on nagu siuke, mida sa teed seal, on ju. Kuidas sul näitlemisega on? Oled sa nagu rullunud murul mõni sekund kauem vahepeal? Ma arvan, et on selline tüüpiline eestlane, et kui sa vaatad ka võrdled eestlasi, kui nad mängivad siis erinevaid spordialasid, kus seda teesklemist on võimalik harrastada ja kõige rohkem on seda jalgpallis siis võimalik harrastada, siis mõnikord mõtled küll ja vaatan neid ka kas Eesti liiga või Eesti koondiste mängijad, siis kurat, lase nagu see põlvest nagu nõrgaks ja kuku seal penaltikastis, et me oleme sellised töökad torihobused ja hästi nagu eetilised, õiglased ja siis me võib-olla ei saa neid teesklemismomente nii palju kätte kui mõned teised riigid, et eks ei ole ka selline emapiimaga kaasa antud asi, et eestlastel on raske seda üldse nagu selgeks õppida, et võib-olla seal kuskil draamateatris paar kursust teha, et võib-olla jääb midagi külge, aga see on ikkagi see meile loomuvastasem kui lõunapoolsematele inimestele. No nüüd, kui sa valimised võidad, siis sa saad äkki mõjutada seda, et hakataks tegema teeme väikse näitlemiskursusega läbi. Et mängijad peavad läbima selle, et võib-olla tõesti, et aga see ongi selline, kas see on võlu või mitte, aga et inimesed siis on nõus väga palju tegema selle nimel, et võita. Ja see ongi selles mõttes on see huvitav, et see muutub nagu taktikaliseks osaks mängust, on ju. Ja ma saan aru, et näiteks mingi lõunamaa meestel tuleb see kuidagi hästi loomulikult, aga loomulikult nad võib-olla tol hetkel ikkagi üsna ratsionaalselt nagu rulluvad seal murul, et see ongi see taktika ja mis te mulle ikka teete, on ju. Ja eriti veel sellel perioodil, kus ei kasutatud jalgpallis varri, on ju, et siis juhtus seda eriti. Rääkides sellest, et sa oled rahulik, siis kas sa alustasid kohe keskkaitse positsioonilt mängimist või oled sa ajas muutunud? Mina olen siis seda tüüpi mängija, kes peaaegu kõik positsioonid läbi mängis. Väravvaht ma ei olnud. Hoovis väravvaht. Hoovis oli, aga kui me räägime tipptasemel professionaalse tasemel, siis ma väravas ei olnud ja ma ei olnud siis parem ääreründaja ja tipuründaja, et paremas kaitses mängin erinevatel positsioonidel, et eks ma olingi selline noorena universaalne mängija, siis treeneritel oli ka välismaal seal algusaastatel lihtne mind igal poole panna, siis lappima neid positsioone seal ja sellise lõpliku positsiooni pani paika 23-aastaselt alles Louis van Gaal, selline legendaarne Hollandi treener, kes on Barcelonas pikalt treener olnud ja Hollandi koondisega pikalt olnud, et tema siis 23 aastat ütles, Ragnar, sa oled keskkaitse. Ja peale seda siis hakkasingi keskkaitseks ja need sammud karjääriredelil siis tulid ka päris võimsad ja päris kiiresti, et see ongi, võib-olla ei peagi nii kiiresti spetsialiseeruma, aga ütleme niimoodi, et ikkagi olles mänginud erinevatel positsioonidel, siis sealt oli ka alati midagi kaasa võtta, et ma ei saa nüüd öelda, et ma oleks olnud palliga mingisugune maestro, aga selle ajastu keskkaitse kohta siis täitsa okei tehnikaga keskkaitse, mis siis oli ka selline plusspool.
No mina muidugi mingi suur jalgpalli ekspert ei ole, aga tundub, kui ma kuidagi hästi universaalselt proovin kirjeldada seda, millest sa rääkisid tehnikast, on ju, et siis aastate jooksul on see tehnika nagu ründest hakanud järjest tahapoole kanduma, on ju, et kunagi oli jah, et ründajal pidi olema parim tehnika, noh, kaitset pidi nagu palli ära peksma, on ju, ja väravat põhimõtteliselt oskas ainult kätega mängida, on ju. Aga nüüd on niisuguse lainetuse nagu läinud ta järjest tahapoole, on ju, et noh, nüüd on keskkaitse peab olema võib-olla, kui mingi aastate tagusega võrreldes peab ta olema tipuründaja tasemel triblaja, on ju. Et oled sa ise ka märganud seda? Ja, ma arvan, et tänapäeva tippsport üldse on väga kõvasti muutunud ja seal julgas ka jalgpall, siis kui sa vaatad tänapäeva tippjalgpalli, siis sul ikkagi enamus mängijad on ikkagi seal selline 1,90 m poole liikumas, siis nagu füüsiliselt igal positsioonil. Varasemalt oli sul füüsiliselt suured mängijad, siis keskkaitses, väravaht ja noh, mõnikord, kes siis oli nagu ründemängija, kes mis iganes taktikat see meeskond harrastas seal. Aga nüüd on selline keskmine pikkus on kõvasti tõusnud ja siis nendel kõikidel positsioonidel on ka jah, nagu sa ütlesid, need parameetrid tõusnud, võtame siis sellise näite nagu Virgil van Dijk, et varasemalt olime harjunud, et selliste kabatuuridega mängija nagu Virgil van Dijk, sellest ta on suur, ta on pikka kasvu, siis et noh, ta oskab peaga natuke lüüa ja võib-olla paneb mõned pallid seal klaariks, siis tema on nüüd kiire, tugev, tehniline, taktikast ja et see on nüüd siis selline uus tase tänapäeva tippjalgpallis, kus igal siis positsioonil on sellised mängijad. Et jah. Kas Van Dijk ongi põhimõtteliselt siis siuke musternäidis ideaalsest keskkaitsest? Praegusel hetkel küll, jah. Et tema pikkuse juures liikuda nii hästi, nii kiiresti on ja olla nii tehniline veel, et varasemalt ei olnud sellist paketti siis ühelgi keskkaitsel, et Van Dijk on üks esimesi, kes siis kogu seda paketti avab, et noh, seal mõndadel olid, kes olid tehnilised mängijad, võib-olla nad ei olnud siis nii suured ja nii võimsad, natuke igasvust või massist puudu, et aga Van Dijk on jah selline, nüüd tänapäeva selline, mis see siis keskkaitsjad, mida me siis soovime näha või noh, sa vaatadki, et kui ta mängib isegi seal Mbappé vastu, siis ta kiirusega seal alla ei jää, et ta võtab kiirusega ka need et varasemalt olid need suured keskkaitsed, siis kutsuti neid veaautodeks, et noh, kui mööda hakkasid minema, siis nad ei suudnud ümber pöörata ja nad lihtsalt olid õhusead ja panid selle palli siis sealt pikaks. Sellest rääkides mul tuli siia üks vaheküsimus, et sa oled tegelikult ju mänginud kõikide maailma kõige kuulsamate ründajate vastu. Kes on kõige raskem ründaja? Kes on kõige parem triblaja või kes läks alati mööda? Minu jaoks kõige raskem ründaja, kelle vastu ma mängisin, oli Manchester City ründaja Kun Agüero. Selline ründaja, ta oli muidugi olnud kõige pigem kasvu, aga ta oli paganama tugev, tal oli see keskpunkt oli väga madalal ja kattis hästi palli, samas ta liikus hästi, samas tal oli hea tehnika, et minu jaoks oli kõige raskem tema vastu mängida. Ja noh, muidugi see vana hea ütlus, kas sa suudad seda tuulise ilmaga Stoke'i staadionil teha Stoke City vastu, siis kui seal mängis ikkagi Peter Crouch ja ta seal peal oli, siis oli ikka paganama raske keskkaitsena neid palle kätte saada, kas siis õhupallidest või siis mis iganes pallid tal kihasse tulid, et see oli siis teine selline äärmus, kelle vastu oli väga raske mängida. See jalgpalli nii-öelda arenemine tuleb juba hästi välja ka, kui vaadata näiteks mingi tõsiselt vanu mänge ja mingid legendaarseid väravaid, et kuidas siis mängiti kokku, et kõik tundub kuidagi palju sirgjoonelisem, sööt, löök, lihtsam on ju, et nüüd on mingisugused ikka tohutud mingid taktikalised jooksmised ja kuidas nagu see pall liigub on hoopis teistmoodi, et hea on vaadata ja ma ei tea, vaatad mingi 70-ndatest mängu või midagi sellist on ju. Kuna meil ei ole 5 tundi aega podcasti teha, siis ma tahakski hüpata kohe sinna, kus sa põhimõtteliselt tipus hakkasid mängima. Kas sa ise pead selleks hetke, kui sa Augsburgi jõudsid?
Jah, eks seda saab niimoodi tituleerida siis, et kui Augsburgi jõudsin, Bundesliga on maailma top 5 liiga, et eks see on ka mingisugune parameeter, mille järgi nagu hinnatakse, seal varasemalt 3 aastat enne seda olin ma muidugi tulnud Hollandi meistriks, mis on omaette suur saavutus, aga jah, sellest need top 5 liigat on ikkagi konkreetselt siis eristunud teistest liigadest, et võib öelda, et see Bundesliga klubiga lepingu tegemine oli jah, siis sinna jõudmine tipptasemele. Kusjuures sinu käest on väga hea küsida seda, ma küsisin seda Hendrik Salsalleri käest, kes on suur jalkafänn, et kuidas erineb Saksa jalgpall Inglise jalgpallist? Ei oskagi seda väga kuidagi näitlikult seda erinevust kokku tuua. Minu jaoks oli lihtsalt Inglismaa jalgpall, kui mitte ainult võrrelda Bundesligaga, vaid ka Serie A ja võib-olla teiste liigadega, siis Inglise liiga on nagu Hollywood. Et seal on selles suhtes need näitlejad, kes seal on, need on kõige rohkem fookuses, nad saavad kõige rohkem raha, nad on selles suhtes kogu aeg seal meedias ja kogu see kõmu on siis sellise Hollywoodi ümber, et see ei tähenda, et teistes riikides ei osata neid filme teha, aga ikkagi selles suhtes kõige rohkem räägitakse nagu Hollywoodist. Et pigem kõik see muu, mis nagu väljakult välja jääb, see paistab. See on nagu selline Inglise Premier League'i selline kooslus, et sellepärast on ka see kõige vaadatum liigas ja seal klubid on kõige suurema rahakotiga ja see tuleb ka kindlasti sealt telerahadest, et siis kui ma kuidagi peaksin kiiresti seletama seda erinevust Premier League'i versus teised top 5 liigade suhtes, siis oleks selline, et Hollywood, see on alati sellist kõmu ja glamuuri ja kogu aeg räägitakse ja kogu aeg midagi toimub ja siis see Inglise kollane ajakirjandus pane ka veel sinna juurde, et siis toimubki alati midagi. No ilmselt ikkagi Inglismaal on tavavaatajana, ma mõtlen ka, ma seostan kõige tulihingelisemaid fänne, seostan Inglismaaga ja sinna lisab nii-öelda õli sinna tulekahjusse, lisab muidugi see kollane ajakirjandus, nagu sa ütlesid, ja ilmselt on see üsna halastamatu, üsna kriitiline, kui meeskonnal ei lähe hästi. See on ainuke riik, kus on võimalik siis ühe mänguga minna from hero to zero ja from zero to hero. Et teistes riikides, kus ma mängisin, on ikkagi sulle antakse mingisugune, ma ei tea, hetked, kas see on nädalad, kas see on kuu, kas see on pool aastat ennast nagu tõestada samamoodi nagu treeneritel, aga Inglismaal on põhimõtteliselt ühe mänguga sa võid tuhast tõusta ja ühe mänguga sa võid ka sinna mutta tagasi sattuda, et see on selline väga suur eripära Inglise Premier League'il ka, et kui sa vaatad samamoodi seda meediat, kollast ajakirjandust ja kuidas siis fännid ka sotsiaalmeedias käituvad, seal on tõesti, et sul võib olla maailma parim mängija ja siis peale ühte halba mängu siis öeldakse, kurat, nagu kõige halvem transfer üldse meil klubi ajaloos, et see spektrum on päris lai seal, et ilmselt siis, et kui sa kuskil mujal oled, siis öeldakse, et ma ei tea, Klaavanil oli täna kehv päev, aga seal öeldakse, et Klaavan peaks nagu homme asjad pakkima ja korrama. Teistes liigades on et ärme veel arvusta, et sellest anname aega ja siis teeme adekvaatse sellise hinnangu anname asjale. No kindlasti on sellel poolel on muidugi ka nii-öelda see vastaspool, et kui sul hästi läheb, siis sind tõstetakse on ju ikkagi täielikult pilvede peale, et kuidas näiteks Inglismaal mängides, ma ei tea, kuidas sa nagu võtsid seda, et sa oled nii suure tähelepanu all ja on reaalselt mingid siuksed, ütleme, fanaatilised fännid, näiteks mingil konkreetsetel klubidel, nagu seal on, et sa oled terveks eluks, oled nii-öelda, see on sinu isiksuse osa, et sa oled ühe klubi toetaja, et kuidas see nagu sinu jaoks tuli või kuidas sa suhtusid sellesse? Ma arvan, et tollel ajahetkel oli raske sellest aru saada, sest et jalgpallurina sa oled ikkagi, kui sa jõuad sellel tasemel, siis sul on suht selline väike ja kinnine ring, suht selline omas mullis üritad võimalikult palju olla, et profisportlase töö on pigem rutiinide aluvus, mida rohkem rutiini sa talud, seda parem on ja sellepärast ka minu jaoks oli tähtis, et see ring on suhteliselt väike.
ja võib-olla tollel hetkel ei tajunudki seda mastaapi nii suurelt, et mis see Liverpooli fenomen on, ülemaailmne fenomen, et maailma 2 kõige suuremat jalgpalliklubi siis on Liverpool ja Manchester United, et seal teised muidugi tulevad hooga järgi selles suhtes, aga kui sa vaatad seda ajalugu, neid tiitleid, mis on läbi ajaloo võidetud ja ka siis tänapäeva sellist menukus, siis Liverpool ja Manchester United on need kõige suuremad klubid maailma mastaabis. Ja võib-olla tollel hetkel ei saanudki aru, kui suur see asi tegelikult on, et nüüd siis olles mängimise ära lõpetanud ja ikkagi kuuled väga palju siis seda konteksti, millega mind ka siis samastatakse läbi Liverpooli on, jah, see on ikkagi see kõige suuremad lavad sellelt. Milline seal ilmselt sellistes tiimides on nagu mõeldud kõigele ja kõige jaoks on mingi oma inimene, et ütleme, ma ei tea, kas seal on siuke mingi nõustaja, et kui keegi teeb väga halva mängu, ta on järgmine päev ajalehtede esikaantel, teda sõimatakse, et siis tuleb trenni, et ma ei tea, kas ta käib kuskilt nõustaja juurest läbi, kes ütleb, patsutab õlale, ütleb, et kuule, et läheme edasi ja ära väga palju põe. Ja võib-olla ma olengi siin huvitaval kombel täpselt 2 generatsiooni nagu vahepealne selline vanus või mängija. Et Liverpoolis oli ja seda kasutasid minust nooremad mängijad psühholoogid abi ja selles suhtes see on tänapäevaspordis väga okei, väga paljud kasutavad, väga paljud saavad abi sealt ja ma ei vihjagi sellele, et sellel ei ole kasu. Aga mina olin kogu oma siis sellise karjääri eduloo üles ehitanud selle peale, et kui läheb midagi alas, siis teed veel rohkem trenni. See oli minu siis selline psühholoogia, et jah, võib-olla minu ravimeetod oli, et see ei ole piisav. Ja selles suhtes, kui midagi halvasti, siis ütled, et see ei ole piisav, teed uuesti ja siis oli minu selline coping mehhanism ja oli siis see, et ma ei osanud muud moodi teha. Minu õnneks siis oli muidugi see, et mul keha ei andnud järgi ja ei läinud katki, et väga paljudel sportlastel keha annab mingi hetk järgi ja siis on tükid järel, aga minul läks õnneks, et seda juhtunud ja siis panedki, teed lisatrenni ja annad selle kuuma ja seni kaua, kuni sa saad selle enesekindluse uuesti kätte ja nüüd ütled, okei, et nüüd ma olen valmis sellel väljaku peal need asjad ära tegema. See on, ütleme, inimesed kuulevad nendest suurtest üleminekutest tohutute rahade eest, on ju. Ja see on võib-olla selle juures see asi, millele ma ise ka nagu otseselt ei mõtleks, aga kui sa räägid, tood sisse vigastused, on ju, et siis kuidas see vigastuste kontrollimine käib, et põhimõtteliselt tegelikult ju, kui sul on, ma ei tea, mingi suur vigastus ja sind ostetakse ja sa ei saa terve järgmine hooaeg mängida, siis on see ju nagu vett vedama läinud tehing põhimõtteliselt, on ju, et kas sellistel üleminekutel alati enne, kui see midagi toimuma hakkab, sa lähed mingisugusesse ikkagi kontrolli või saadad oma mingid andmed või kuidas see toimub? Jaa, et enne seal tipptasemel siis on pikad medical testid ehk sind ikkagi uuritakse ja puuritakse pealaest jalatallani läbi ja see on tõesti, kui seda jalgpallurite ostumüüki kuidagi peaksin ka pitlikumaks tegema, siis see on nagu hobuse ostmine, et pannakse treileri peale ja siis kuhu see uus omanik soovib, et sa lähed kohale, siis vaadatakse, kas põlved on korras ja kas hambad on suus, kas kõik liigesed töötavad, tegelikult ka lastakse terve kehaga põhimõtteliselt sealt MRT masinast läbi see toru, kus siis tehakse see on see magnetuuring. Magnetuuring tehakse iga liigese kohta. Vaadatakse, kas seal on kõik on hästi, siis on südametestid erinevad, et seal on kõik korras, et tänapäeval see tehakse ikka korralikud testid, et ikkagi saad selle hea hobuse. Ja. Selle kohta vist, ma ei tea, mingi ütlus on või kuidagi on nagu arusaamine see, et jalgpallurid on füüsilise vastupidavuse mõttes on ikkagi
nagu teiste spordialadega võrreldes just ikkagi maailma tipud, et kui sa 90 minutit, see on nagu tohutult pikk aeg tegelikult, kui sa võrdled, ma ei tea, 100 meetri sprinti ja see võistlus kestab 10 sekundit ja siis jalgpalli mingi suur finaal, et sa vaatad seda 90 minutit, võib-olla lisaajad et see on tohutu tundide viisi, sa ikkagi jooksed ringi seal. Et ma ei tea, kui sa ise mängisid, kas sa tundsid mingist minutist, et siin on sinu maks või et siit hakkavad nagu jalad pehmeks minema? Ja see olenebki sellest, kuidas see hetkevorm on, et eriti tänapäeval siis see füüsilise vorm või see füüsiline vorm on ikkagi seal maksimumi lähedale viidud, et sul on kõik need taastumisvahendid ja kõik need asjad on nii heaks läinud, et see füüsiline vorm tänapäeva siis jalgpallis, kui see hea sul ei ole, siis sul on raske seal ikkagi kaasa rääkida selle suures mängus, et kindlasti on mingil hetkel, et kas kindlat minutit seal kindlasti olnud, et mingist hetkest, aga ütleme niimoodi, et ma mäletan neid Jürgen Kloppi siis karjumissõnu trennist oli alati, et need trenni viimased minutid, kus oli kõige raskem, siis ta alati karjus, et need ongi need 90+ minutit, nüüd te peate kannatama, siin kõige rohkem asju hakkab juhtuma, et te olete punases, teete valesid otsuseid ja eks see vastab tõele, et päeva lõpuks, kui sa punases oled, siis aiu sul seda verd nii palju enam ei jõua ja sa hakkad siis eksima või tegema valesid otsuseid, et lõpuks ongi see millesse me ennast treenime, et seda thresholdi siis suurendada. See on, ma alati olen seda imestanud ja kuidagi on tegelikult see arusaadav, et kui palju lüüakse lisaajal väravaid, et sulle tundub tõesti, et see on kuidagi nii proportsioonist väljas, on see juhtumiste nii-öelda sagedus või see, et sa oled vahepeal 90 minti lükatakse mingit palli ja siis viimase 3 minutiga otsustatakse mingid suured asjad ära. Et ilmselt see tulebki siis sellest, et mängijad on läbi, tekib vigu ja siis ongi, nagu ma enne ka ütlesin, et teine pool on see, et mingid mängijad leiavad endast selle viimase selle motivatsiooni, et sa võtad kokku ennast ja nii nüüd teeme. Et ma ei tea, kui pingeline on mängida mingisugust, ma ei tea, mingit liiga finaali või olulist mängu, kui on 90 täis ja siis näidatakse näiteks mingid 5 lisaminutit, et mis tunne siis sees on? Eks see ikka ole väga, väga pingeline ja ma arvan, et üks osa sellest, kes jõuavad sinna maailma tipu või järjest kaugemale ja kõrgemale jõuavad, ongi need, kes siis suudavad selle stressi või selle koorma all nii-öelda veel performida. Et see on ikkagi väga, väga suur asi, kujutad ette, et sul on siis staadioni peal vaatab seal, ma ei tea, 60 kuni 80 000 inimest ja laivis vaatab veel mingisugune paarkümmend miljonit, mõnikord isegi 100 miljoneid, miljardeid inimesi ja siis see on ikkagi päris suur stressi level või mille all siis seda sooritust teha, et kuidagi eriti keskkaitsena tundub see stressi level nagu natuke veel suurem. Sa lähed pallist mööda ja selles peale seda on sul ainult, kes päästa saab, on väravvaht. Ja samamoodi siis, kui väravvahid eksivad, siis on põhimõtteliselt peale seda lüüakse nagu värav ja siis ongi väravvahid, kui nad eksivad, siis on kohe selline suur nagu eksimus, millest räägitakse nagu pikemalt, et samamoodi siis järgmine tase on see keskkaitse, kui keskkaitse eksib suure tõenäosusega lüüakse värav, kui poolkaitse eksib, siis on veel keskkaitsed või kaitsed veel seal ees ja väravvaht, suure tõenäosusega seal midagi lapitakse veel ära enne kui värav lüüakse, aga ma arvan, et see pingega toimetulek on väga tähtis tippspordis, et see on siis see vaimne pool ja ütleme nii, et kui nüüd robustselt öelda, et siis selline madalast tasemest kuni kesktasemeni on siis sport on see füüsiline, kesktasemest kuni tippu, siis see on ainult vaimne. Et see erinevus on vaimne ja kui ma vaatan ka enda siis sellist arengut, jah, sa füüsiliselt muidugi arened sealt nagu kaasa, aga kõige suurem on ikkagi see, mis sul siis see arvuti seal peas teeb, et see on lihtsalt selline piltlik näide, ma ei ütle, et see niimoodi on, aga ütleme,
siis väga tihti, mis jääb Eesti mängijad taha, on see, et või miks nad ei jõua kaugemale, on siis, et nad opereerivad Windows 98-ga versus, et tippjalgpall siis opereerib seal, mis need kõige vägevamad arvutid on, seal AI-d, kõik asjad on juures, see informatsioon tuleb sul nii kiiresti sisse, sa võtad nii palju informatsiooni vastu ja selle millisekundiga sa filtreerid läbi, mis siis on vajalik, mis on mitte vajalik ja siis teed selle õige otsuse. Et see on tegelikult see on kvantarvuti. Jah, kvantarvuti, ja see ongi vahe ja ma ei ütle, et sellest, et nüüd on Eesti mängijatel seda ei ole ja see lihtsalt tuleb ka sellest nagu keskkonnast. Minu suur õnn on siis ka olnud see, et ma olen liikunud järjest tugevamasse keskkonda, see ei ole ainult spordis või jalgpallis ainult see, et mida tugevamasse keskkonda lähed, siis on kaks võimalust, kas sa adapteerud või siis sa ei adapteeru sellega ja siis võetakse uus inimene sinna, et see on igal elualal on see, et mida paremas, mida tugevamas keskkonnas sa oled, siis sul on inimesel kaks võimalust, kas adapteerud või mitte. Uju või upu. Täpselt, et ja minu sammud, kui vaadata minu siis karjääriredelit, ongi täpselt olnud sellised, et need ei ole olnud liiga suured ega liiga väiksed. Et see on alati selline vahemik, kus ma olen suutnud siis esimese 3 kuni 6 kuuga adapteeruda, eks see ongi selline adapteerumise selline ajaaken, kui sa seal ära ei adapteeru, siis suure tõenäosusega sul on raskeks läheb, et üldse sa kunagi sellega ära adapteerud, siis ongi sellest Eestist, Viljandist siis Eesti tippu, siis Norra, siis Hollandis, Saksamaale, Bundesligasse ja siis Inglismaale ja Itaaliasse, et need on sellised sammud, kus siis ma olen alati piisavalt suure sammu edasi teinud, aga ka mitte liiga väikse sammu edasi, et siis see keskkond, milles sa viibid, on ikkagi nii määrav sellel teekonnal ja ma ei ütlegi, ma lihtsalt ütlesin praegusel hetkel, kui ma vaatan, kui ma peaks võrdlema siis Eesti liigat a la Premier League'iga, siis see on see, kui kiiresti need mängijad neid otsused vastu võtavad selles mängus, et see on see vahe, et seal füüsiline pool, jah, selles suhtes on, aga ikkagi see on see arvuti seal peas, mis on see erinevus. Mugavustsooniga on vist samamoodi, et räägitakse klišeeline lause, et arenemiseks sa pead enda mugavustsoonist välja astuma, aga sa kirjeldasid seda väga hästi, et kui sa nagu täiesti, ütleme, 2 jalaga enda mugavustsoonist välja hüppad, siis see hüpe on võib-olla liiga suur ja ongi oht, et sa ei uju, aga kui sa astud nagu 1 jalg korraga, astud 1 jalaga välja, aga see hüpe on selline hallatav, ütleme niimoodi, et siis saab toimuda areng, Selle kohta, et räägitakse, kommentaatorid tihti ütlevad Eesti liiga versus siis tippliigade kohta, et seal toimub mäng palju kiiremini ja mulle on jäänud mulje ja kindlasti paljudele tavainimestele ongi see, et siis kuidagi füüsiliselt on võimekamad näiteks Inglise mehed kui Eesti mehed, aga sinu jutust tuleb välja, et tegelikult päris niimoodi see ei ole, et jalalihased ei ole neil kuidagi suuremad. Jah, ega Inglismaal ja tippliigades selles suhtes, kui nüüd kõrvutada siin, ma ei tea, Phil Fodenit ja Alex Mattias Tamme, siis Alex Mattias Tamm on palju suurem ja võimekam, aga lihtsalt see keskkond, kus siis Foden on olnud kogu aeg, see on lihtsalt ta liigub juba kiiremini, sellepärast, et ta oma peas see informatsioon liigub kiiremini, et nende otsusteni nagu jõuda, sest ma ei tee nüüd Alexile liiga läid, lihtsalt see korrelatsioon ei ole ainult nagu füüsiline pool, et selles suhtes sa pead ikkagi, see ei ole nagu 100 meetri sprint, selles suhtes, kus sul on ainult vaja jõuda 0-st 100-ni ja see, kes kiiremini jõuab suure tõenäosusega on ta füüsiliselt ja tugev inimene ja siis on seal nagu lõpp, et jalgpallis on sul nii palju komponente seal juures, sul on tehniline, sul on taktikaline, sul on platsi nägemine, kui palju informatsiooni sisse suudad võtta, keskväljal sellest ongi, sul on skännid, vaatad, kus need vahemikud seal jäävad, kuhu saad pöörata, kui sa valel poole pöörad, siis kaotad palli, lüüakse värav, et see on nagu nii palju asju toimub ja ma arvan, et sellepärast on ka jalgpall ka
maailma kõige vaadatum ja atraktiivsem spordiala, isegi kui mõnikord ei lööda ühtegi väravat, siis inimesed on ikkagi nõus 90+ minutit selle teleri ees või staadionil vaatama niimoodi, et nad närivad enda küüned ära, et seal lihtsalt ongi nii palju erinevaid komponente. Ja üks suur asi on ju see, et see on meeskonnamäng, et sa võid teha endast maksimumi, on ju, aga sa ei garanteeri sulle midagi, on ju, et ütleme üksik spordialadel, sul on väga kerge on nagu aru saada tulemusest, on ju, kas sa andsid endast maksimumi, ütleme, tuli hea tulemus, on ju, ei teinud seekord piisavalt, kes süüdi on sa ise, on ju, aga meeskonnamängus on see, et sina võid kõik väga hästi teha, aga meeskonnakaaslane tegi mingi vea, on ju. Ja see ongi, jalgpallis on ka nii palju mänge, et sul on hooaeg põhimõtteliselt selline suurusjärk 10 kuud kestab seal, sul on väga palju mänge ja Jürgen Klopp ütles, et kui ma saan igale mängule või selles suhtes mängule 3-4 mängijat, kes siis on oma heas elemendis, siis ma tean, et ma võidan selle mängu. Kui on ainult 1 või 2, siis võib viiki mängida, aga selle ongi sa ei saa. See on nii tihti, esiteks on need mängud ja sul ei ole võimalik siis, et 11 mängijat on siis oma sellised kõige kõrgemal tasemel peak performance seal väljaku peal. Kellelgi on parem päev, kellelgi on halvem päev, kellelgi võib-olla ütles naine enne mängu, et sa oled tõbras, siis ta võtab selle natuke kaasa, igasuguseid asju on seal juhtud, et seal lõpuks ongi 11 nagu mängijad, see ongi meeskond, mis siis peab selle tulemuse ära tooma, et kui sul ühel inimesel on siis hea päev, see ei ole nagu piisav. Kas seal seda juhtub, ütleme, tipptasemel on ju, et üldse sinna jõuda, et sa sinna, üks asi on see stressitaluvus on ju, et kui sa oled seal väljakul, aga see teekond sinna, et sa seal Liverpooli algkoosseisus väljakule jooksed, väga paljud jalgpallimängijad tahavad sinna seda positsiooni on ju, et ütleme, mingi loll näide, et eelmine päev sõid mingit kahtlast kebaabi näiteks on ju, ja sul on mingi kõhuhäda on ja järgmine päev on mäng on ju, ja sa tunned, et veel hullem, kui see platsil muidugi juhtub, aga ütleme, et sa tunned enne mängu, et sa ei ole 100%, mis sa siis teed, et siis on nagu siuke filosoofiline küsimus, sest sa ei taha ju põhimõtteliselt, sa tegelikult ei taha enda positsiooni ära loovutada, sest see on nii muutlik, ma ei tea, loovutad 9 mänguks ära, tuleb teine mäng ja teeb fantastilise töö, sa istud ülejäänud hooaja istud pingil on ju. Et ma ei tea, kas sa ise nagu tundsid seda, et või siis meeskonnakaaslased, et kuidagi, ma ei tea, kas minnakse vigastusega mängima või kõhulahtisus on ilmselt, ma ei tea, selle kuidagi nagu suudad kontrolli all hoida, ma ei tea, sööd mingit söetablette või on ju. Kuna sa tõid näite siis selle kõhulahtisusega, jah, neid juhtub, kus siis selline äge haigushoog tuleb järsku peale ja siis mõned teevad selle mängu ära, mõned ei tee, eks see oleneb, aga see põhiprobleem on ikkagi see vigastused ehk valuvaigistite üledoseerimine. Sellest, et sul ikkagi ja mingi hetk, kui sa sinna tipptasemele jõuad, siis on sulle konkurents on väga tugev ja kui sa ei soovi seda põhikohta ja kui sa oledki seal kahe vahel, kas sa oled põhimängija või ei ole, selline pisivigastused vaevavad, siis sa võtad selle valuvaigisti ja mõnikord läheb niimoodi, et sa lihtsalt kasutad seda liiga palju ja liiga pikalt ja sellest tulenevalt siis tekivad need probleemid, et kindlasti on neid olukordi olnud ja tuleb ka tulevikus, et see on ikkagi selline keegi soovi oma kohta loovutada seal, et see on kuidagi selle tipus püsimise hind on ju, et sa oled ikkagi nõus ohverdama natuke seda enda tervist on ju. Kas väljakul sellist asja ei ole tunda, et ütleme, kui me räägime nendest tippudest, siis seal on tegelikult ütleme, kuulsused on väljakul, on ju, inimesed, kellel on tuhandeid fänne ja seal on nagu erinevad levelid, et ütleme, kui sul on sinu kõrval
mängib inimene, kes võib-olla osteti sisse mingi 10-kordse summa eest, on ju, mis sina sisse ostsid ja sa tead, ma ei tea, näed parklas autost või millestki, on ju, et see inimene on nagu hoopis teisel levelil finantsiliselt, et kas see nagu sükest mingisugust kadedust või asja ei teki meeskondades? Ja ma arvan, et seal ongi tegelikult see meeskonna dünaamikad, sa ei saagi seda meeskonna dünaamikat üles ehitada, siis kui sul on ka need palganumbrid proportsioonist väljas, et selles suhtes see kvaliteet, mida sa omad siis mängijana ja kui sa tunned, et sa oled alamakstud või siis keegi, kellega sa arvad, et sa võiksid enam-vähem palju saada, siis tema on nagu ülemakstud, siis meeskonna dünaamika läheb nagu käärima väga kiiresti, et see on ka selliste nende klubijuhtide, direktorite siis sellised väljakutsed, et see rahaline võrdsus oleks ka paigas ja sealt edasi tulebki siis meeskonna sünergia, kui need asjad on paigas, siis see suure tõenäosusega väljendub ka siis väljaku peal. Et põhimõtteliselt tegelikult seal tipptasemel ei pruugi tähendada see, et ütleme, üks mängija ostetakse 10 milli eest, teine ostetakse mingi 50 milli eest, siis nende palk võib ikkagi enam-vähem, see ei tähenda ju, et nemad selle nagu raha otse tasku panevad. Jah, seal võib algselt olla, et suure tõenäosusega see, kes 50 miljoni eest osteti, tema palganumber on suurem. Nüüd on küsimus, kas see 10 milline vend osteti 3-4 aastat varem juba, seal on ka selle väärtuste küsimus, kas see väärtus ajas väheneb või mitte ja kui siis see 50 milline vend ei performi niimoodi nagu 10 milline vend, siis suure tõenäosusega müüakse 50 milline vend maha, seepärast, et kui see jätkub niimoodi, et tema palganumber on kordades suurem kui selle väiksema väärtusega mängija oma, siis see dünaamika lihtsalt meeskonnas läheb paigast ära ja sealt tekivad need probleemid väga kiiresti ja see on kõige hullem asi siis nende klubide jaoks. Ja selle, ütleme, eriti Inglismaa mängijate ulmeliste palganumbrite kallal on nagu väga palju võetud, seal vist palka makstakse ka nädala kaupa, on ju. See on lihtsalt mingi mõõdik, et kontole tuleb ikkagi kord kuus. Aga sellega mul tuleb meelde, ma täpselt ei tea, kas ma mäletan seda legendi õigesti, aga mängija Balotelli on ju, kes ostis endale mingi uhke, ma ei tea, kas Ferrari või Lamborghini ja siis ta meeskonnakaaslased panid talle mingi kala autosse ja siis Balotelli ei saanud aru, et mis asi siin haiseb, on ju. Ja ta ei hakanud väga süvenema ka, et ta ostis lihtsalt uue auto endale. See on üks hea viis, kui see on nagu probleeme lahendada, et ja lihtne. Ja et mõtlesin, et mis asi see haiseb ja küll ma ostan lihtsalt uue, on ju. Ja ta ei hakanud kuhugi puhastusse viima seda. Aga ma ei tea, kas see, et kuidas see Inglismaal elamisolukord seal oli, et seal tõesti nagu jalgpallurid on superstaaride nii-öelda staatuses, et sa vist väga seal kuskil, ma ei tea, õhtul lihtsalt poodi ei jaluta keset tänavat, et väga ei saa, on ju. Jah, ütleme nii, et ja veel omakorda siis mina ja mu pere, me elasime Liverpoolis. Väga paljud Liverpooli mängijad elavad seal Manchesteri lähistel, kus siis nad sõidavad trenni ja mängudele Manchesteri lähistelt. Siis elanud Liverpoolis 2 aastat, siis ma ühe korra vist sõprade tuttavatega käisin Liverpooli kesklinnas, siis oli äkki see mingisugune reede õhtu poole, mitte päris nagu öös. 2 aasta jooksul ühe korra. Ma arvan, selle alguskuudel ühe korra nagu läksin ja siis said aru, et see on täitsa nagu crazy ja siis peale seda enam ei läinud, et iga kord, kui sõbrad tuttavad külla tulid, siis nad käisid ise seal mis iganes Beatlite baarides, pubides, pidid need tripid ise ära tegema, et see restoranides käid ja poes ikka käid. Aga ma ei tea, Eestis vist nii hull ei ole, et sa nagu liikuda ei saa, et inimesed tulvavad ja tahavad pilti teha. Ei ole jah, ja ma arvan sellisel tippajal siis eestlane on ka selline vaosohoitum ja reserveeritum, kus siis ta mõnikord võib-olla märkab, siis ta
kõnnib sinust mööda ja siis ütleb see, kuule, see oli see. Versus see, et Inglismaal on sellest, et keegi kõnnib sinust mööda, siis kohe nagu krabab, et kuule, ma tahan pilti nüüd, et eks need on sellised agressiivsemad ka, et kui eestlased. Et. No siin sa tõid mängu ühe huvitava faktori veel, mille peale väga vist ei mõtle, et kõikide nende tippude pered ju nii-öelda lohisevad neil kaasas nii-öelda piltlikult, on ju. Et kui sina vahetad klubi, siis pere tuleb kaasa ja peab nagu selle elu ümber kalibreerima, on ju. Et ma ei tea, kas see on perekonnale olnud pigem keeruline, et see ei ole nagu väga tavapärane elumuster, ütleme, et sa mingi paari aasta tagant mitte ainult ei vaeta elukohta, sa vahetad kogu kultuuri, riiki, täiesti kolid kuhugi teise kohta, on ju. Et kuidas see verele mõjunud on? Eks seda peab mu abikaasa ja laste käest küsima, aga see on kindlasti, jah, ütleme niimoodi, kui ma Hollandi kõrgliigas, siis läksin sinna Saksamaa Bundesliigasse, siis mul abikaasa oli 8,5 kuud rase olnud, ootasime oma esimest last ja ammu juba enam ei tohtinud lennata, see tähendas ainukene viis, kuidas me Saksamaal saime, siis oli autoga, õnneks need riigid ei ole väga kaugel üksteisest, aga siis oli koht, kus ma ütlesin enda abikaasale, et sina nüüd otsustad, kas see transfer läheb läbi või ei lähe, et kui sa ütled, et sinul on, see oligi Hollandis, sul on ju ämaemand juba, sul on haiglad, sul on arstid, kõik on juba olemas, 8,5 kuud, sa saad kohe nagu põhimõtteliselt punn on pealt lendamas ja haiglasse minemas, siis ma ütlesin oma naisele, et nüüd sina otsustad, kas me lähme või lähed. Just ütles, et lähme. Ja siis oligi, et pakkisime asjad ja sõitsime autoga Saksamaale ja oligi äkki mingi paari nädala pärast siis sündis Saksamaal meie esimene laps ja just oli äkki mingi mõned päevad enne seda olime korteri kätte saanud. Muidu ma oleks pidanud tagasi tulema haiglas sinna hotelli. Joppas siis. Jah, et seal ikkagi jah, ja ütleme niimoodi, et kui siis mängijad lähevad klubi vahetama, see tähendab, et nemad lendavad kohe sinna klubi juurde, see on medical ja suure tõenäosusega peale seda siis on leping allkirjastamine ja siis sa jääd kohe sinna nagu meeskonna juurde. Siis väga tihti on pidanud mu abikaasa siis kogu selle eluolu seal kokku koristama eelnevas riigis ja siis kolima kogu selle varustuse sinna uude riiki, et kindlasti müts maha nii-öelda oma abikaasa ja pere eest. Ja see paneb mõtlema ka sellele, et kuidas, või mingi siuke nagu varjatud pool, millele ei mõtle, kui vaadata kõiki neid suuri staare, Cristiano Ronaldosid ja asju, et ja kui kaua nad on teinud seda, on ju, ja kui palju võib-olla vahetanud siin. Ja mingid inimesed, kes üldse ei ole nagu kuskilt Euroopast väljast tulevad ja siis, ma ei tea, pool oma elu siin rändavad ringi erinevate klubide vahel, siis lisaks nende pere ka, on ju. Aga tahtsin veel selle kohta ka küsida, et kas sa tunned, et sa, ütleme, suhteliselt hilja, kui vanalt sa näiteks Inglismaale Liverpooli mängima läksid? Ja ma jõudsin väga hilises eas, 30-selt, 30 olin. Ja peale seda ei ole ka siis nii vana mängija, aga Liverpool see ühtegi transferi teinud, et võib-olla seal olid 3. väravaht keegi, kes siis võib-olla on sellist mudelist väljas, aga Liverpoolil ongi selline huvitav mudel. Üks osa sellest on ka kindlasti, et mul see oli Jürgen Klopp ja Bundesliga taust, aga teine osa on, kui sa või keegi on näinud sellist filmi nagu Moneyball oli Brad Pittiga, kus siis Ameerika pesapallis, ma ei mäleta selle võistkonna nime, hakkas pead tõstma sellega, et nad tegid, analüüsisid neid mängijaid, leidsid need nii-öelda X-faktoriga mängijad, kes on kuidagi sinna pragude vahele jäänud ja see mudel siis tuli Liverpooli üle niimoodi, et Liverpooli omanikud on ameeriklased, kes siis on samamoodi Boston Red Soxi omanikud ja nagu selle filmis Moneyball, siis Brad Pitt lõpuks, kas oli see Boston Red Sox tegi talle pakkumise, ta läks sinna, ma nüüd täpselt ei mäleta, aga see info läks siis nagu sinna ja see vastab nagu tõele, et siis hakkad ka seda kasutama jalgpallis ja Liverpoolis siis mängijate skautimiseks ja transferideks ja siis ütleme nii, et minu vanus ja ka see üleminekutasu
ja siis see ka nagu jääkväärtus sinna sisse arvestada, siis oli nagu make sense, et per mäng minu väärtus on seda väärt. Versus see, et kui minu ülemineku summa oleks võib-olla mingisugune 6 miljonit suurem olnud, siis oleks öeldud, et kuule, et sellel ei ole nagu mõttekust, et see iga minut on nagu liiga kallis meie jaoks, sest lõpuks ma olin 30-ne, tegin 3 aastase lepingu, oleks 33 olnud, siis nagu jääkväärtus oleks liiga väike olnud sellel asjal, et selline data kasutamine tänapäeva jalgpallis on nagu meeletult suur, kõik need üleminekud, kui palju seal seda mahtu, seda skautide mahtu seal taga on, et see on ikkagi väga-väga suur. See on täiesti crazy, ja kuidas ikkagi siuke andmekogu on, kõik need andmed, mida ka mängude jooksul kommentaatorid ette loevad, on ju, et kuidas saab välja, mis jalaga, mis protsendi täpsusega söödab, lööb peale, on ju, nii edasi. Et kõik on see nii välja arvutatud, aga selles mõttes on tõesti huvitav, et need skaudid siis teevad ikkagi väga-väga süva uuringut selles mõttes, et seal on nagu, ütleme, nende kuldterakeste leidmine mängijate näol siis on ju niivõrd huvitav, et mingi mängija võib, see keskkond mingis tiimis, ta tõesti ei paistagi silma, mingis teises tiimis ta täiesti lööb lõkkele või lööb särama, on ju. Ja üks asi on see, et järjest rohkem minu arust me näeme nagu ülinoorte mängijate ostmisi ja selliseid suuri tehinguid, on ju, kes muidu mängivad üldse väikeste poistega, aga nüüd juba liituvad meestega, on ju, aga siis on teine pool on see, et mida raha eest osta ei saa, on ikkagi need kogemused, on ju, et ilmselt 30-ne mängija osta, siis loodetavasti ta on ikkagi nagu veits rahulikum, oskab mängu võib-olla paremini lugeda, lihtsalt on nii palju aastaid rohkem mänginud versus 20-aastane osta, on ju. Ja ma ütlen, see tänapäeva tehnoloogia kasutamine spordis ja eriti jalgpallis on meeletult suur ja samamoodi ma leian, et me Eestis kasutame seda liiga vähe, et see ei ole ainult nagu skautimise jaoks, kuna me oleme siis ka tehnoloogia riik selles suhtes, me oleme ikkagi kõige rohkem tundnud selle poolest, et digiriigina maailmas ja Eesti jalgpallis me seda kasutame nagu väga vähe, siis ma arvan, et seal on kindlasti kasutamata potentsiaal meil, millele me peaksime siis kindlasti rõhku panema, sest et kui me sellega ka nii-öelda kaasa ei lähe või selle kiirrongi peale ei hüppa, siis ma ei tea, mille pealt me selle tõusu võiksime teha, et inimressurssi meil, sellega meil väga hoobelda siin ei ole, samamoodi on selle raharessursiga, et ainuke on see tehnoloogilised innovatsioonid, millega me siis suudaksime seda kurssi muuta. Aga see on siis selline minu nägemus, kuidas me oleme suutelised siis võib-olla Eesti jalgpallis seda tõusu tegema, et jah, see on selles mõttes, et tegime nagu e-valimised ja Skype'i ära ja nüüd nagu jäime kuidagi puhkama selles osas. Aga võib-olla lõpetuseks natuke poliitilisemat juttu, et ma mäletan, ma ei tea, mis aasta EM see oli, kui Island mängis, on ju, ja siis tuli see Islandi fännide see kaasaelamis, see huige sealt välja ja ma ei olnudki mõelnud, et kui palju Islandil elanikke on ja neid on siin Tallinna jagu ja siis nagu pani mõtlema, et oot, et meid on ju Eestis rohkem, on ju, ja alati räägitakse, et me ei ole kõva jalgpallimaa sellepärast, et lihtsalt nagu paratamatult numbrite mäng on ju, et meil ei ole nii palju siin valikut, et lisaks, ütleme, sellisele tehnoloogia arengule ja nende vahendite kasutusele võtmisele siis, et kuidas sinu arust võiks nagu Eesti jalgpalli viia ikkagi sellisele levelile, et me saaks vaadata teda suurvõistlustel ja seal kaasa elada? Kõige suurem asi, ma arvan, mis meil on selline kuidagi unarus jäänud või nii suurt tähelepanu ei ole saanud, kui peaks, on treenerid ja veel kord treenerid. Need noorte treenerid, kes tegelikult vorbivad neid, päeva lõpuks kõik loodame, et neid tuleviku superstaare, aga tegelikult nad vorbivad meie siis ühiskonnaks kasulikke inimesi. Ja see on kõige suurem väärtus ja kui me ei ole suutelised neile siis head
tasu pakkuma, siis suure tõenäosusega me ei kõneta ka neid talente, kes siis sellele uuele ringile võiksid tulla, et ma olen ka olnud väga paljudes seltskondades, just olin ühe siis vanema treeneri juubelil, kus siis tema endine õpilane valis selline 19-20 aastalt teistsuguse tee, läks meelelahutusvaldkonda, siis ta oli seal juubelil esinemas ja siis ta südamest tänas seda treenerit, sest ta ütles, et ta oli tema jaoks nii tähtis isik seal puberteedieas üles kasvades teise isa eest ja et ta oli siis suuteline, oli andnud talle siis need tööriistad ka sellises 19-20 aastaselt teha selline suur muutus ehk minna spordist nagu meelelahutusse ja seal vaeva näha ja jõuda sinna, kuhu ta jõuda tahtis, et see ongi tegelikult see treenerite nagu väärtus, vaadates samamoodi nagu õpetajad, siis treenerid, kui palju aega nad meie lastega tegelikult aega või palju nad siis veedavad seda aega meie lastega koos, kui suure jälje see jätab meile ja teistpidi ütleme, et kui see on juba seaduse järgi, siis lapsed peavad mingi vanuseni koolis käima, trennis nad seaduse järgi ei pea käima, sest iga laps trenni läheb hea meelega ja kui see kogemus on trennis halb, siis see võimendub nagu topelt, et see laps väga-väga tahab trenni minna, aga see kogemus on halva treeneri näol või siis alamotiveeritud või siis ülekurnatud treeneri näol, siis see negatiivne kogemus on ka nagu topelt, mis see laps saab, et see on nagu nii tähtsad asjad meil, see treenerite probleem, see ei ole ainult jalgpallis, igal nagu spordialal ja kui vaadata ka, siis kultuurivaldkonnas sport on kõige suurem maksumaksja, aga treeneri keskmine palk on kultuuritöötajatest kõige madalam, et see on kindlasti selline väga-väga tugev indikatsioon, et seal on vaja siis spordirahval ja spordialaliitudel võidelda nende treenerite eest ja leida need võimalused, et sama on teinud õpetajad, et selles suhtes treeneri keskmine palk on 1400 ja õpetaja oma on see kuskil suurusjärk 1800 seal. Et ma arvan, et see on see rõhk, mille me peame panema, et see on, kui me häid treenereid ei saa, siis me võime igast imeasju siin ehitada ja teha siis, aga kui meil ei ole seda treenerite kontingenti või neid uusi talente, kelle peale seda ehitada, siis seda muutust ei tule. Sellega mul tuleb meelde üks lugu, mida ma lugesin väga ammu, 10-15 aastat tagasi ma lugesin, kui ma umbes sain nagu teada, mis asjad on blogid ja inimesed peavad blogisid, siis oli üks mingi noore kuti, mingi Eesti kuti blogi, kes minu arust kuskil Austraalias ringi rändas ja ta rääkis sellest, et tal oli ka unistus vist profi jalgpalli hakata mängima ja ta rääkis, et ta loobus sellest sellepärast, et tema klubikaaslased või mingid jalkakutid olid nii-öelda tohutud põmpead ja sellised ossid, kes lihtsalt keskendusid siis justkui ainult enda füüsilisele arendamisele, ainult jalgpallile ja seal ei olnud nagu mitte mingisugust muud väärtust juures ja tema tahtis kuidagi mingit muud vaimsemat väärtust ka selles näha ja siis ta loobus sellest. Et selline aspekt, kui sa ütled, et treenerid kasvatavad nagu normaalseid inimesi, siis see on kindlasti väga treeneri teha, et sa, ma ei tea, vaimne ja füüsiline on nagu nüüd nii ühendatud, et sa ei saa nagu väga ära eraldada neid, aga et see inimene oleks nagu peast ka normaalne, mitte ta ei oskaks lihtsalt ristnurka palli peksta. Et see on ka nagu selline treeneri töö. Ütleme ikkagi päeva lõpuks see protsent, kes jõuavad profisportlaseks ehk hakkavad ka mingisugust raha teenima selle eest, see on siis äkki see on vähem kui 1%, et tegelikult need 99, mis iganes koma sinna taha tuleb, on need, kes siis ei vali seda sportlase teekonda, nad on lihtsalt teevad sporti. Nemad on siis täisväärtuslikud inimesed meie ühiskonnas, et esiteks, et nad oleksid liikuvad, nad teeksid sporti ja siis ei langeks ka liiga vara meil selline riigi rahakoti peale, et kui vaadata seda tendentsi, et tervislikel põhjustel või siis haigekassa, kui palju maksab praegu siis nende
nende tohterdamiste eest, mis siis on väga suurel määral saaks ära hoida, kui oleks paremad liikumisharrastused meil inimestel, et siis see algab kõik ju noorusest peale ja kas sulle meeldib sportida ja kas sul on nagu äge ja hea treener, kes siis süstib elu lõpuni sul selle spordipisiku või mitte, et need on omavahel nii sümbioosis seal, et aga ütlen nii, et see hakkab nagu treeneritest pihta, nagu hakkab ka õpetajatest pihta, et kui sul on hea õpetaja, siis need asjad seal toimivad klassiruumides ja kui ei ole, siis suure tõenäosusega on päris palju probleeme seal. No siin üks mu lemmikuks saanud ütlus on, et see kala mädaneb peast ja siis nagu vastupidi ka, et see on hea point, et sellest tuleb alustada. Aga tõmbame kokku, Ragnar, igatahes suur tänu, et tulid ja enda karjäärist rääkisid. Väga meeldib, suured tänud kutsumast. Eesti Esu.